Nagu näete, Eesti suvi ei ole just väga helmu vastu olnud. Fuck suvi, fuck päike, fuck kõik lihtsalt ärme käi jõues, istume toas ja vaatame koos asju. Okay? Streaming service'id on suht võimsad asjad. Tänapäeval ei ole sul põhimõtteliselt vaja isegi kinos käia, sest sul on igasugused Netflixid ja Amazonid ja isegi Disney Plus on nüüd Eestis väljas. Isegi kui sul endal ei ole, võib-olla sul on sõbra password või teil on mingi kamba peale või nagu midagi sul ilmselt kuskil on. Mul sõber kirjutas mõni aeg tagasi oli nagu, et võtame Go3 endale. Ja ma olin nagu, mis asi see on? Sellest ajast saadik mind on huvitama hakanud ja nagu ma olen actually uurima hakanud, mis on need Eesti võimalused streaming service'itele. Nii et täna! Mida vittu, mis sellise on? Põhimõtteliselt lugu on selline, et me elame ühiskonna. Võtame näiteks esimeseks asja, millest sa võib-olla kuulnud ei olnud, sest mina ei ole ka kunagi sellest kuulnud. Apollo TV! Esimese asjana, mis mul siit nagu silma jääb on, siin on lihtsalt, sa saad vaadata telekat. Siis sa saad kaasa lihtsalt ETV, TV2, Kanal 2, TV3, mis iganes asjad need siin on. Ma ei ole väga oma kodutööd ära teinud, sest kes see ikka jaksab. Aga mis mulle mulje on jäänud on see, et nagu see Eesti need quote-on-quote streaming service'id, nad ei toimi päris täpselt nii, nagu see igal pool mujal käib. Kui näiteks Netflix lihtsalt nagu ostab neid õiguseid, et näidata midagi enda platvormil, siis Eestis need streaming service'id, nad teevad koostööd läbi telekanalite. Näiteks Kanal 2 on käinud viimased, ma ei tea mitu nädalat, Harry Potteri maraton. You're a fucking wizard! Ja nagu te näete, siin on Harry Potter ja Tule Baker. Hands down kõige parem Harry Potteri osa. Ma ei taha ära isegi hakka vaidlema. Mis tuleb kust kanalit, mis ei tule kust kanalit. See on siuke mix and match nagu siin on väga palju TV3 asju näiteks. See Apollo TV-ga promop, et neil on näiteks, neil on ka omad originaalid, näiteks see sama soo. Jan Uuspõrd läheb Tartusse. Ei ole olemas just asja nagu Eesti Nokia. Mul on Ericsson näiteks. Wolf of Wall Street, John Wick, Dallas Buyers Club. Nagu, see valik on väike, aga see on hea. Ma arvan, tegelikult ma saame vist rohkemat vaadata. Siin tekkis 4 filmi juurde, let's go. Siin on nagu, näha, et siin on väga palju, mis asja, Postimees videosiiris, what the fuck. Kui sa juhtumisi tahaksid mingi kontserde tagantjärgi vaadata, ka võimalus. Sa saad telekanalit kaasa, kust käib kogu aeg mingi uus värk ja kui sealt midagi läbi käib, siis sa saad vaadata seda. Tagantjärgi ka kas või vist või, jaa või, ei või. Teeme testi kohe, kas siin ülejäänud Harry Potterid on ka või? Harry Potter! 2 nädalat saad asju järgi vaadata. 8 € sellise asja eest maksta. Pole paha. Anyways, okei, see oli Apollo. Vaatame, mis edasi tuleb. Vaatame, mis me võtame. Vaatame Elisa Huubi järgmisena. Ja on see Elisa Huub? Oli Elisa Huub või? Elisa Huub. Oli küll Elisa Huub. Kes see türa paneb sellise nime asjale? Idee poolest jälle kohe esmapilgul ma näen sama asja siin. Meil on siin ETV, meil on siin Kanal 2, meil on 7 uudised. Siin ei ole Friends siin või? Kas Netflix ei maksnud mingi $1 billion, et seda endale saada või? Ja nüüd Elisa lihtsalt siin nagu mingi see vähem. Netflix maksis $120 miljonit, et saada Friends oma kuradi platvormile ja siis siin Elisa lihtsalt vehib oma munniga nagu meil on ka. See võib-olla toimub midagi sketšist, ma ei ole veel 100% kindel. Neil on mingi oma diilerid, kus nad neid kuradi häid pakkumisi saavad. Jällegist filmivalik on neil kõvasti teistsuguse. Bad Times at the El Royale, French Dispatch, fucking Bohemian Rhapsody, sa saad välku vaadata siit, let's go. Aga jällegi näiteks Jan Uuspõld läheb Tartusse. Ei ole olemas just asja nagu Eesti Nokia. Sa saad Peaky Blindersit siit vaadata, aga sa saad ainult 5. hooaega vaadata. Why is that? ETV2. It's starting to make sense. Võtame siit E.T., kus see oli? See oli TV6, kus Hacksaw Ridge oli. See oli Kanal 2. Kus Dark Knight oli. See oli ka Kanal 2. Nii et nagu kohe, kui midagi telekas on, nad on kohe nagu Swingerid, oh my god, kas see on see, mis ma arvan, et see on? Türa, see on
see film ju. See on üks kõige halvemaid Eesti filme, mida mina elu sees olen näinud. Ma käisin seda kinos vaatamas ja ma tahtsin lihtsalt kettida iga minuti tagant nagu holy shit. Ärge seda. Sa võid ükskõik mida, aga ärge seda vaadake. Mis su hinnakiri on? Vaatame su hinnakiri. Mis neil on filmivalik on mingi 250 pluss siis mida iganes sa sealt nendest telekanalitest saad. Nagu fuck it, isegi kui sa nagu telekat ei vaata. Mina kui inimene, kes ei ole elu sees telekat vaadanud. Juba mina saan öelda, et nagu see on see main catch neil. See nagu, et see on lihtsalt see constantly vahetuv sisu, et sa saad seda tead küll Okei, liigume edasi. Proovime Telia TV-d. Mind sa näed instantly ära, et kas see on lõkkekanal või? Kas see on kanal, kus sa saad lõket vaadata või? Eetris esmaspäeval kell 18:00 6 tundi. Mis peale seda saab? Lõke kustub ära või? Või nagu, mis siin toimub? Issand, kui palju asju siin on. Oh my god! Jan Uuspõld läheb Tartusse! Eesti Nokia, Äkki siit näeme natuke paremini seda. Sa saad, neil on HBO-ga koostöö või? Siin Game of Thrones ka ongi Game of Thrones. Mis seal vahepeal on? Miks ta nii teeb? Ma näen seal vahepeal on ka mingi... Ma näen seda, seal on Watchmen vist. Oota, kas ma saan selle peale klikkida või? Fuck. Saingi kätte, türa, let's go. Sorry, aga nagu mis point on sul osta endale HBO, kui sa saad osta endale Telia TV, kus sa saad põhimõtteliselt kõik telekanalid, mida sul eales vaja on, pluss HBO. Ei tea, kas neil on kõik olemas siin, vaatame, kas neil on kõik 8 hooaega. Neil on kõik 8 hooaega Game of Thronesi, nagu what's the fucking deal, bro? Oota, neil on Go3 ka siin valikus või? Oota, ma olen nii confused. Sa saad Telia TV-st valida Go3, aga samas nagu meil on eraldi Go3 siin. Oota, ma teen lolli kindla. Vaatan, niimoodi, neil ongi kätekas siin või? Siin on kõik hooajad või? Ei, neil on ainult üks hooaeg. Tüdrukute õhtu, võt see on Go3-s. Ja siin on kõik osad. Ärge seda küll vaadake. Kuule, see Telia TV, see tundub mingi eriti bänger olev. Nagu sa saad nii seda, kui ka natuke toda. Jan Uuspõld maksab või? Mis 3 euri maksab? See on nagu juba mingi Amazon Prime'i teema, et sa nagu, sa maksad mingi... eraldi service eest ja siis mõndade asjade jaoks sa pead veel maksma. See mulle ei meeldi, see on väga suur red flag minu jaoks. Põhimõtteliselt kõikidel teistel see lihtsalt nagu, sa kerisid nagu mingi 4 filmi sinna poole ja siis need filmid said otsa. Siin ma lihtsalt kerin ja ma kerin ja alles siis nad saavad otsa ja neil saab on nukitsamees ka 3 euroga. Vot, leidsin kala ülesse. Oota, mu jalg sügeleb. Põhimõtteliselt see suur lahe valik, mida me nägime, see on tegelikult 40 euri kuus. Ja 40 euri streaming service eest nagu kord kuus maksta. Nii et valik on sinu. Kui sul raha palju käsi kokku löö, lähme edasi. Vaatame, mis see Go3 siis actually meile pakub. Tundub, et nad ei ole mingi, see ei ole nagu vastastikune partnerlus, sest Telia asju sa Go3-st ei saa vaadata. Aga Go3-st Go3 asjad kärra ja mürra ja lärm ja plärra ja märra ja kärra ja mürra ja kärra ja melu. Siin on siiani kõige veidram valik on, mis ma näinud olen. Mis asja need on? Sa saad vaadata sporti siin. Ei, nevermind, mina ei saa. Põhimõtteliselt siin on see, et sul on eraldi nagu, kas tahad filme, telekat või sporti. Või siis kõiki 3. Ja siis telekas ja filmid on siis nagu mingi eraldi pakkumisega. Shrek! Kuule, instantly kõige parem. Eesti filmide valik on väga... Oh my god, kui palju Eesti filmi neil on. Väga pigem nagu uudsed asjad. Kuule, siin on väga palju parem filmi valik, mul tundub. Või siis nad on lihtsalt väga palju paremini nagu välja toonud. Või siis ma brausin praegu põhiliselt neid kuradi. Neil on Paramount Plussiga mingi koostöö. Kui seal Telial oli HBO-ga, siis Go3-l on Paramountiga, okei. The Roast of Justin Bieber, mis asi see veel on? See on 1,5 tunnine või? Justin Bieber ise ka siin on kuskil, kas ma nägin Anne Frankist pilti just või? Ei näe, Justin Bieber ise toodi ka ikka kohale. Ma mõtlesin teda roastitakse ilma temata lihtsalt nagu me teeme täna siukse evendi, et nagu me paneme lihtsalt puit alla. Ma saan lihtsalt vajutada siia ja vaadata kuradi TV6.
ma saan tagasi ka kerida või? Ma saan tagasi ka kerida või? Kas ma sain edasi ka kerida või? Edasi ei saa kerida. Sitt asi, sitt hästi pask hingeb perse. Ei tea, kas seal reklaamid on ka või? Ma vist, see oligi vist reklaam. Jah, see pigem on reklaamid. Aga ahaa, et sa oled nõus mulle, et ma maksan... No, okei, no siis ta ei saaks reaalajas olla, aga nagu ma ei tea, küll te midagi välja ikka nuputaksite. See on Spider-Mani filmid või? What? Kelle munni te pidite imema, et need siia saada? What the fuck? Tahate, ma annan mõned filmisoovitused teile või? World War Z, banger film. Train to Busan, banger film. Gentleman, banger film. Predestination, banger film. Banger järel ikkagist, mis mul muidu öelda on. Mitte, et siin kõik nüüd väga neid bangerid oleks. Siin on mõned päris padad filmid ka. Aga vot see oli tänane video. Ma isegi hakka midagi kokku võtma. Nägite, mis nägite, arvate, mis arvate. Kui midagi meelde jäi, silma jäi, lihtsalt lahe tundus, siis mul on hea meel, et ma tähelepanu sain sellele tuua. Te võite tegelikult mingi emedelt isidelt uurida, et nagu kust läbi, kus see mingi teie telekanalid tulevad, sest kui see on läbi näiteks Telia, siis teil juba on Telia Huu. Ja vot see video, mida te just siin nägite, ei oleks olnud võimalik tänu MSI läpaka. See on nii kuum! See video on sponsoreeritud MSI poolt. Olen kasutanud MSI läpakat juba aastaid ja pole kordagi pidanud oma ostu kahetsema. Olgugi, et mängu läpaka kohta on see suht beast, siis kes ikka mängib mänge läpakal? Eriti, kui MSI-l on pakkuda sulle enneolematut mänguelamust. Nimelt on nad just sulle kokku pannud setupi, millega saaks sinust tõeline geimer. Esimeseks on MSI Mag Z690 Tomahawk ja Mablat, millel on 12. generatsiooni Intel Core, Pentium 3 ja Celeron protsessori support. Lisaks on seal DDR4 mälu kokku 5200 MHz, juhul kui sul on plaanis seda overclockida, ja ei saa mainimata jätta selle premium jahutussüsteemi. On sul juba nördkesem või? Sest nagu ma olen küll suht märg või? Ei ole või? Oota saa, sest nende välja valitud graafikakaardiks on MSI GeForce RTX 3050, mis on üks võimsamaid praegusel turul tänu Nvidia Ampere arhitektuurile. See võimaldab teise generatsiooni RT Core, kolmanda generatsiooni Tensor Core, uut striimimisprotsessi ja kiiret GDDR6 mälu. Lahe ja puha, aga kui sa kõik kokku paned, kas see hea välja ka näeb või? Loomulikult näeb, sest selleks on sul MSI MPG Velox 100p Airflow korpus, millel on 2 külgmist ventilatsiooniava, kuhu saab paigaldada 2 propellerit või tiiviku või fänni, tead küll Ja see pole ka kõik, sest selle korpus võimaldab sul paigaldada neid tegelikult 7 tükki kokku ning selle klaasist uks on väga vastupidav ning võimaldab mugavat ligipääsu korpuse sisemusele. Ja viimaseks nende hämmastav optics monitor, millel on 165 Hz-ine refresh rate ning rapid IPS panel, mille response time pole isegi 1 millisekund. Lisaks optimiseerib see su ekraani eredust ja värve. Kui sa kogu sellest jutust nagu midagigi aru said, siis sa oled vist õigel ajal õiges kohas. Mine uuri selle video descriptionis täpsemalt nende pakkumise kohta ning sinust võib lõppude lõpuks saada tõeline geimer. Davai, tšau, pakaa!